Tere, head vaatajad! Need, kes meie saateid vaatavad jutti, nendel ei ole see üldse mingi probleem. Aga need, kes on meid jooksvalt jälginud, siis nemad võivad küll tõdeda, et lõpuks ometi üle hulga aja Jaan ja Jaak jälle juttu ajavad. Sest tõesti meie saadetel on tekkinud väikene vahe. Ja seda mitte niivõrd sellest tingitud, et meie Jaaniga oleks tahtnud kokku saada, vaid ütleme, seesama koronaviirus ja jõuluaeg ja sellised erinevad tegevused on tinginud selle, et me nüüd alles Jaaniga kokku saame ja räägime siis täna teile meeldetuletuseks millest. Me räägime teile täna Jeesusest ja tema jumalikkusest. Viimane saade oli meil siis teemaks, kus me rääkisime Jeesuse inimlikust loomusest, inimlikust olemusest, aga täna räägime siis Jeesuse jumalikust loomusest, jumalikust olemusest. Tere, Jaan! Tere! No nii, me peame nüüd natuke hakkama meenutama, millega me lõpetasime. Me lõpetasime siis Jeesuse selle inimliku poolega. Jah, et mida me sellest teame ja kuidas seda mõistetud on. Tõdesime, et oligi täitsa tavaline inimene, kes vajas mähkmet ja emmepiima ja see muideks toob mulle meelde, et ma just käisin siis ühel ilusal saarel ja seal ma nägin küll ühte kohta, aga näiteks Sitsiilias, kui käia ringi Itaalias, siis seal on ääretult palju Neitsi-Maarjat kujutatud just nimelt Jeesust üles, keda ta imetab. Ja ma olen Sitsiilias käinud. Ja, et selles mõttes võime öelda, et Jeesus vajas süüa, vajas toitu, vajas riideid, seda, mida meiegi. Mida kõik meiega seonduvalt täpselt samamoodi. Ja sellest me rääkisime eelmises saates, aga täna hakkame rääkima jumalikkusest, ehk siis see, mille poolest oli nagu Jumal, ehk siis Jeesuse puhul öeldakse täiuslik inimene ja täiuslik Jumal, eks ole. Ja mida me siis oskame selle kohta ütelda? Ma tean, et üks asi on see, mille puhul öeldakse Jeesuse puhul, kindlasti tuuakse välja see, et ta oli ilma patuta. Kas oskad seda nagu natukene lahti mõtestada, mida see tähendab, et Jeesus oli ilma patuta? See väide on pärit Uuest Testamendist, Heebrea kirjast. Ja Heebrea kirjas on juttu Jeesusest kui ülempreestrist. Et kui muidu räägitakse Jeesusest kui lunastajast, Jeesusest kui Jumala pojast, siis seal on teda võrreldud tõelise ülempreestriga, kes siis vastandub maistele ülempreestritele, selle poolest, et ta on täiuslik. Ja tuuakse palju näiteid siis Vana Testamendiga võrreldes, kus näiteks räägitakse, et Vana Testamendi ülempreester, enne kui ta hakkab lepitama rahvaste jumalat, peab tegema lepituse enda pattude eest. Aga Jeesus selles mõttes erineb, tema ei pea tegema lepitust enda pattude eest, sest ta on ilma patuta. Ja selle väite selline sügavam mõte siis peitubki ilmselt selles, et Jeesus on olnud ainus inimene, kes on olnud Jumalaga sellises suhtes, nagu inimene võiks olla ja peaks olema, aga ei saa olla. Ja miks ta ei saa olla, sellele vastab siis kristlik õpetus patust. Ehk siis siin tuleb nagu väga selgelt, mis mina olen kohanud oma ametis nagu meeles pidada, et küsimus, et ta oli ilma patuta, ei tähendanud mitte seda, et ta on sündinud pühast vaimust, vaid et nagu arvatakse, et patt on sageli seksuaalaktiga seotud vähemasti, mis on nagu ütleme lihtsale inimesele olnud lihtsalt mõistetav ja sellepärast oli ilma patuta, vaid just nimelt tänu sellele, et ta oli ikkagi Jumala poeg, kes on sündinud Neitsi-Maarjast ja kuna ta on täiuslik, siis oligi ta ilma patuta. No jah, selle patu mõiste puhul on vaja selgitada selles mõttes väga palju, et tavaarusaam on ikkagi see, et patt on mingisugune konkreetne tegu. Jah, just nimelt mingi konkreetne käsu või keelu vastu eksimine, eks ole. Ja me teame evangeeliumitest, et eks ole, variserid ja kirjatundjad heitsid ka Jeesusele ette, et ta eksib konkreetsete käskude, keeldude vastu, mis puudutab hingamispäeva pidamist, tervendab hingamispäeval, eks ole, mida ei tohi teha. Ja päris kindlasti võib öelda, et kui me nüüd jällegi järgime Jeesusest kui inimesest, siis kindlasti oli tal sellised iseloomujoone, mille kohta nii mõnedki vagad inimesed ütlesid, et ei, et sellist asja ei tohi ikka olla, et kuidas nüüd nii, et ta näiteks vihastab kellegi peale. Korduvalt me teame evangeeliumis, rääkis Jeesus vihastab. Aga see näitab seda, et see patt, millest seal Heebrea kirjas räägitakse, ongi midagi muud ja see on ikkagi midagi, mis puudutab inimese Jumala ja antud juhul Jeesuse Jumala suhet. Ehk siis tegelikult on ikkagi väga selgelt see, mille puhul me võime öelda, et Jeesuse selline jumalikkus
peegeldub ikkagi selles, et üks asi, et ta oli ilma patuta ja selle sinu eelmise jutu juurde välja tuua, et ikkagi kui nüüd seda inimlikkust veel esile tuua, ma mäletan, kas me sellest rääkisime, et ikkagi sellised inimlikud omadused nagu näiteks kiusatus või selline just nimelt vihastamine, et inimlikult need olid tema jaoks ikkagi täiesti nagu olemas. Aga mis oli see vahe nendel puhkudel on see, et ta ei andnud neile järgi. Ja see on kindlasti. Ja ta suutis sellele vastu seista, olgu ta siis seal Getsemani aialoos see palvetamise lugu või mõnel teisel puhul, kus ta siis ka nii-öelda inimlikus mõistes leebub või ei pööra seda oma tegevust mitte siis nagu inimene üldiselt vihaga võib kellegile vasta nina anda, siis Jeesus vägivaldseks kunagi ei muutu. No uustestamentlased on seda meelt, et see konkreetne Heebrea kirjakoht viitab sellele Jeesuse kiusamisloole, eks ole, kus saatan teda kiusab kõrbes olles ja need kiusatused, mida talle siis saadetakse, Matteus ju kirjeldab väga üksikasjalikult neid, on tegelikult ju selles mõttes kõik ühe eesmärgiga, et nad kõik tahavad provotseerida Jeesust selleks, et ta loobuks oma missioonist, et ta ühesõnaga hakkaks käituma hoopis teisiti, kui tema missioon seda eeldab. Et ta hakkaks käituma kui poliitiline messias, kes ühesõnaga kasutab oma jõudu ja võimu selleks, et oma nii-öelda riik kehtestada, eks ole, aga ta ei tee seda, sellepärast, et ta on saadetud, ta teab, et ta on saadetud siia küll kindla missiooniga, aga ta ei saa seda missiooni niimoodi teostada. Kui ta seda niimoodi teeks, siis ta ei saavutaks seda, milleks ta on saadetud. Ja sisuliselt teda provotseeriti loobuma siis oma missioonist. Mitte millestki vähemas, sest seda vaja rõhutada, et tihti need kiusatusi millegi väga banaalsega samastatakse, aga seal ei ole millegi banaalsega tegemist, et seal on ikkagi tema nii-öelda selle viimse eesmärgiga tegemist, milleks ta on tulnud. See seatakse küsimärgi alla ja ta ei anna järgi. Ja kui nüüd tema täiuslikkuse juurde veel tulla või tema jumalikkuse juurde veel tulla, eks ole, siis loomulikult me saame ütelda, et kui me ütleme, et üheks kriteeriumiks, mis võib-olla ei ole teoloogiliselt päris korrektne, aga kui me mõtleme nendele 3 jumalikule voorusele, ehk siis usule, lootusele, armastusele, eks ole, siis Jeesuse puhul me ikkagi võime ütelda, et üheks tema jumalikkuse ilminguks ongi see, et tal oli nii-öelda 100% usku, mis kõlab kindlasti kuulajale kentsakalt, et mis mõttes, aga ütleme, et see usk temas oli täiuslik, lootus temas oli täiuslik ja armastus temas oli täiuslik. Aga see on täiesti teoloogiliselt korrektne, kui sa niimoodi seda ütled. Mina küll ei näe mingit probleemi siin. No lihtsalt ma ei ole harjunud seda niimoodi seletama, võib-olla sellepärast mulle tundus, et äkki ta 100% ei ole korrektne, et mõnikord inimesed pahandavad ka selle peale, kui sa võrdled Jumala kolmainsust ala selle sama kas veega või nõudepesutabletiga. No võrrelda võib igat moodi. Aga mis puudutab siis seda, mis sa ütlesid, siis selles mõttes saab küll öelda, et ta on eeskuju. Temas on nii-öelda täiuslikult realiseerunud need asjad, mis meie juures on. Nii poolikud, kui nad on, aga selles mõttes tema puhul me näeme, et need asjad on siis tõesti täiuslikult olemas, täiuslikult realiseerunud, aga ta ei ole ainult eeskuju, seda ei tohi ära unustada, vaid tema lunastustöö hõlmab veel palju muudki, millest me tegelikult oleme natukene ennem juba rääkinud. Ehk siis inimestena tegelikult ütleme see, et kui me Jeesuse poole pilgu tõstame, ütleme, et ta on täiuslik Jumal, siis on ikkagi see, et näiteks kas või see sama need imeteod, mida ta teeb, eks ole, siis me saame ütelda, et need on võimalikud selle tõttu, et tal on see 100% usku, ehk siis kõik need tema sõnad, mida ta ütleb, ta lihtsalt ei ütle neid toreduse pärast või lohutuseks või julgustuseks, eks neid ütluseid on tal ka, aga ütleme, et kui ta midagi teeb või midagi lubab, siis ta ütleb ju väga konkreetselt usule toetudes, et mine, sest sinu patud on sulle andeks antud või mingid muud sellistes kohtades, siis ta mitte lihtsalt sümboolselt, et ma lohutan sind, vaid see ongi nii, sest ta usub, et kui see arm on näiteks antud selles kontekstis, siis see ka niimoodi on. Või see, et ka kõige raskematel hetkedel ta ikkagi loodab Jumala peale, eks ole, rääkimata armastusest, mille puhul ta ju oli valmis minema vastuollu absoluutselt kõigiga, kes tema ümber on. Aga nüüd imede kohta kahtlaselt ma tahtsin öelda veel, et antiikse inimese jaoks oli ime nagu sellise jumalikkuse kõige kindlam tunnusmärk. Aga nende imede puhul on nagu 2 asja Jeesuse juures, millele ma tähelepanu juhin. Et üks on see, et ka näiteks tema vastased ei kahelnud selles, et ta imesid tegi. Meil on ka näiteks piibliväline juudi pärimus olemas, mida peetakse suhteliselt usaldusväärseks.
ja seal on hästi palju etteheited, mis Jeesusele on tehtud, ta muidugi eksiõpetaja ja nii edasi nende meelest, aga tõlgendatakse nõiakunstina seda. Ja tegelikult see väide või see süüdistus on juba evangeeliumites. Ta ajab kurje vaime välja, eks ole, kelle abil, Belzebuli abil. See on üks asi. Ja teine asi on see, et need imeteod ei ole siiski mitte lihtsalt tema selle jumaliku meelevalla demonstratsioonid, vaid nad kannavad teatud sõnumit. Ja tegelikult see sõnum on seesama, mida ta sõnadega kuulutab. Ehk siis kui ta räägib, et Jumala riik on lähedal, eks ole, ja vihjab sellele, et tema kaudu on see toimunud, et see Jumala riik on lähedal, siis need teod, mida ta teeb, suurem osa, räägivad sellest samast. Sedama kurjade vaimude väljaamine, selle mõte on ju, eks ole, see, et kurjuse vägi on murtud, kurjus on alustanud taganemist ja see on märk selle kohta, et see Jumala riik on lähedal. Vot. Nii et me saame ikkagi ütelda, et see Jeesuse täiuslikkus ikkagi väljendub nagu väga selgelt just nimelt sellises tema just nimelt Jumalale elamises, siis tema missioonis, tema arusaamises ja kõhklematus tegutsemises, kuigi me võime kuskilt näha mingisuguseid just nimelt neid kiusatuste momente, aga siiski see nii-öelda ta läheb sihikindlalt edasi, teades oma missiooni. Aga kiusatus ja patt ongi erinevad asjad, et selles mõttes peab neid lahus hoidma. Jaa, absoluutselt. Nii et selles mõttes, kas me veel võiksime sealt jumalikkuse poole pealt midagi välja tuua peale selle, et temas oli kõik see nii-öelda täiuslikult usk, lootus, armastus, et ta oli ilma patuta. Mis veel selliseid jumalikkuse tunnuseid võiks nagu Jeesusel olla? No tegelikult see on väga oluline teema, ma arvan, et me peaksime küll natuke sellest veel rääkima, sest kui nüüd mõelda selle konflikti peale, mis tal tekkis, eks ole, oma rahva ja usujuhtidega. Miks see konflikt tekkis? Seal oli mitmeid põhjuseid. Aga üks põhjus oli just nimelt see, et Jeesus andis mõista oma kaasaegsetele midagi sellist, mis mahtunud mitte kuidagi enam selle judaistliku traditsiooni piiridesse, milles ta elas ja tegutses. Ja ütleme siis see, et keegi inimene võib elada nii püha elu, et tema kohta võib väita, et ta on ilma patuta. See tegelikult ei olnud juutidele üldse võõras see mõte. Oli üksikuid silmapaistvaid vagasid olnud muistsel ajal, kellest usuti, et nad on olnud ilma patuta. Aga mis oli täiesti vastuvõetamatu ja mõistetamatu, oli see, kui üks nende hulgast justkui ei astu üles mitte lihtsalt kui järjekordne messia pretendent, neid on ju niivõrd palju olnud Iisraeli ajaloos, vaid vihjab täiesti selgelt sellele, et ta on Jumal. Ja see paljude Jeesuse uurijate meelest oli nii-öelda viimane piisk siis tema vastaste karikasse, mis siis kinnitas seda nende otsust, et ta tuleb kõrvaldada, sest ta teotab Jumalat. Ja tegelikult on neid kohti ju väga vähe, kus Jeesus otse oma jumalikkust möönab, eks ole, on suur kohtu ees viimane otsustav küsitlemine, kus ülempreester küsib, eks ole, et kas sina oled kiidetava poeg ja siis ta tunnistab seda. Ja kui ka, ütleme, mõelda neid kohti, kus teiste suust öeldakse seda, et Jeesus on Jumal, aga neid pole ka palju, et tegelikult üks väheseid, kus seda otse väidetakse, on ju uskmatu Tooma tunnistus. Kui ta kohtub üles tõusnuga, mis ta ütleb, minu issand ja minu Jumal. See ei ole mitte lihtsalt see, nagu noored neiud ütlevad, issand, eks ole, näevad midagi, mis neid erutab, vaid see on usutunnistus täiesti selgelt. Ehk siis selles üles tõusmises ta tundis Jeesuse ära Jumala. Ja selle kohta on Aquino Toomasel üks laul ka armulauaga seoses, mille eestikeelne tõlge kõlab nõnda, et nähes puudutades sind ei tunda saa, ainult kuuldu põhjal võime uskuda. Ja üks koht on veel, mis just sellest Jeesuse jumalikkusest räägib. Seal öeldakse nõnda, et haavu nagu Toomas ma ei puuduta, siiski oma jumalaks sind ma tunnistan. Aga siin on vihje sellele samale Tooma loole. No need on jah veel need hetked, mis eriliselt selle välja toovad, aga ütleme meie kuulaja jaoks, ma arvan, et kas sul on veel mingit sellist lisada, et ma arvan, et see oluline osa äkki on meil kokku võetud? No see arusaam, et üks inimene võib samal ajal olla Jumal, tõeline Jumal, oli midagi sellist, mis mitte kuidagi Iisraeli usundi traditsiooni ei mahtunud, mis kuidagi islami traditsiooni ei mahu, välja arvatud siis mõned niisugused perifeersed sektid, kus on näiteks peetud sekti rajajat Allahi mingiks täiuslikuks kehastuseks või millekski taoliseks,
aga ütleme siis niimoodi, et sellise valdava islami mõtteviisi järgi see on ka täielik Jumala teotamine, et kuna Jumal on ikkagi kvalitatiivselt erineva loodust, siis üks loodud olend, inimene, ei saa olla Jumal mingil juhul. Aga Jeesus väga selgelt, kuigi ta seda selgesõnaliselt ei väida, vihjab ikkagi sellele, et ta on Jumalaga üks. Ja Johannese evangeeliumis ta isegi oma nendes õpetuskõnedes ju korduvalt ütleb seda, eks ole, et ta on üks isaga, nii et kuidas seda mõista, see on muidugi ise küsimus, aga paljud ta kaasaegsed mõistsid seda ikkagi siis Jumala teotamise, nende piiride ületamisena, mis Iisraeli usund oli inimesele seadnud. Jah, ja eks seal Johannese evangeeliumi algus, eks ole, kõik see sõna lihaks saamine ja nii edasi, eks seegi tegelikult ju viitab selle sama Jeesuse, nii-öelda Jeesuse olemasolule, eks ole, juba selle sama Jumala kolmainsuse loomuse juures, nii et eks seegi väljendab seda jumalikkust, mis tegelikult on ääretult oluline. Ja ma ise olen ikkagi püüdnud sellest nagu aru saada või seda ka mõtestada, seda Jeesuse jumalikkust just nimelt sellega, et nii nagu Jeesus sageli, või ma ei saa öelda, et sageli on suhteline, nagu ütleme, mitmetel kordadel oma jüngrite uskmatusele viitab, siis kus ta tegelikult ju väga selgelt toob selle esile, et eks me inimestena olemegi teistmoodi, et kui meil oleks, eks ole, kogu usk nii, nagu me võiksime, et me võiksime mägesid teisele tõsta, nagu ütleb Paulus, eks ole, siis me võiksimegi seda teha. Ja Jeesus ilmselt, kui tal oleks olnud vaja mäge tõsta, oleks ka seda teinud, tal ei olnud seda vajadust, aga meie oleme tänasel päeval ikkagi need, kes me oma selle usu mõttes oleme ikkagi väga-väga kaugel sellest võimekusest, mida Issand on teinud ja see minu meelest on üks kõige suuremaid tunnistusi Jeesuse jumalikkusest, see lihtsalt see, kuidas tema just nimelt veel korrates uskus, lootis ja armastas, ongi jumalikult imeline või jumalik iseenesest oma olemusest. No jaa, aga tegelikult kui me räägime temast kui lunastajast, siis see tema jumalikkus on üldse kõige olulisem, sellepärast et mõte on ju see, et me inimestena pole võimelised ennast lunastama, aga kõige suuremate pingutustega mitte, kõige pühamalt elades mitte. Ja selleks on ainus võimalus see, et meie juurde tuleb keegi, kes on rohkem kui inimene. Ja pole mitte midagi ju keerulist uskuda, et esimesel sajandil Palestiinas oleks jutlustaja Jeesus, isegi see, et ta imesid tegi. No kui palju meil Eestis on, eks ole, igasugused imeravitsejaid näiteks. Ja keegi ei kahtle nende võimes ravida, eks ole. Inimesed räägivad oma kogemustest, kuidas nad abi saanud. Just, ja miks me peame siis arvama, et esimesel sajandil Palestiinas ei võinud imeravijaid olla? Et need, kes selle ravi on saanud, nemad kindlasti usuvad, aga on palju neid, kes kõhklevad. Ei, no seda muidugi, jah, aga põhimõtteliselt ei kahelda sellest. Ja selles ei ole ka midagi rasket, eks ole, uskuda, et ta sattus konflikti oma usujuhtidega, et ta löödi risti, aga usk kristlikus mõttes just nimelt ei ole see, et me lihtsalt mööname, et oli kunagi üks selline karismaatiline isiksus nimega Jeesus, üks suur religioonirajaja, nagu nüüd teisigi teame, suur õpetaja, eetiline eeskuju, filosoof või mis iganes, eks ole, ta ei ole siis meie sõnul, aga uskuda seda, et selles inimeses Jeesuses on täiuslikult ilmutanud ka ennast Jumal, vaat see eeldab juba hoopis rohkem. See eeldab juba usku kristlikus mõttes. Ja see eeldab usku ja see on see, mida me... Ja selle tunnistamine on ka usk kristlikus mõttes. Ja see on see, mida me inimestena üha rohkem ja rohkem tegelikult nii-öelda vajaksime ja mida teistpidi... Ja mida kunagi pole liiga palju. Absoluutselt, ja seda ei saa mitte kunagi mõõtu täis, ei saa. Nii et Kristuse jumalikkus on ikkagi see, mis meil võiks olla eeskujuks Jumala tundmisel ja selle suunas kasvamisel. Just. Aitäh! Aitäh!